Meie lähme nüüd Olga juurde proovimeiki. Võib-olla teeme ka soengu, aga ma olen nii elevil. Ma olen nii väga tahtnud lauameiki proovida. Me vaatasime ka natukene pilte eile trennis, et mis on minu inspirationid pildid olnud ja soengud. Ja täna siis katsetame, vaatame, mis toonid ja asjad kõik sobiksid minu bikiinidega ja näoga. Ja ma olen nii elevil! City lights whispering a beat, so sweet. Baseline thumping steady and slow. Through my veins the energy flows. Feel the drums take over the night. Heartbeat sinking, everything's right. In the glow, we're losing control. This world is ours, let's feed the soul. Echoing whispers right on the breeze. Hypnotic chants flowing with thee. I am a princess. Story untold. With the fire of rhythm we're bold. Oh, the groove ignites the air. Feel it rising, we don't care. All these streets now they belong. Ma tunnen ennast nagu mingi täielik imposter, kes läheb niimoodi juuksi. No nii, aeg on käes. Ma ei raatsi, üldse ei raatsi. Ei raatsi. Siuke tunne nagu ma sooritaks pattu. Tere tulemast siis minu kööki. Me nüüd hakkame tegema minu lõunat. Ma käisin poest, ostsin seeni, sest et mul tuli inspiration ja ma tahan oma toidukorda panna seeni. Rääkisin Olgaga läbi. Ta ütles, et on okei, aga et ma jälgiksin siis pärast seda seedimist, et kuna seened seedivad kaua, et siis kuidas mul on enesetunne. Paneme siis minu stiilis väike light mayoga peale. Oh, so ready to eat this. Aga teeme first bite'i. Okei, ma hakkangi seentega tegema. Appi kui hea. Kuna mul on nüüd uus kaloraaž ja uued makrod, siis tegelikult ma tunnen juba, kui tühjaks mu kõht nagu jääb. Palju kiiremini saab tühjaks kui enne. Et varem oli see, et mul nagu kannatas 45 minti enne uut toidukorda. Ma tundsin nagu nälga või tühja kõhutunnet. Aga see on nagu märk, et defitsiit töötab kuskil 1,5 tundi või tund aega enne järgmist toidukorda. Ma tunnen, et ma tahaks täiega süüa juba. Ehk siis need uued makrod, kui valku ja rasva võeti ära veits, et see annab nagu tunda, aga pole hullu, et nii peabki praegult olema, saame hakkama. Krevetid on väga low calorie ja väga hea valguallikas. Seentest praktiliselt väga toiteväärtust ei ole, nii et neid toitudesse lisada on väga hea mõte.
Makaronid on mul ka kaalutud siis vastavalt sellele, kuidas mul süskarid päeva jooksul nagu jaotuvad. Nii et this is a very good meal. Head isu mulle! Nii, kardio ja poseerimine tehtud. Check! Nüüd lähme võtame kiiresti olulised asjad veel Grossi poest, mul kodu lähedal. Võtan sealt Skirri. By the way, nagu kui mul on kunagi võimalus mingi koostöö farmiga teha, siis Skirr see on üks kõige paremaid toite üldse. Ma panen toitumisalase teabe siia klippi kindlasti. See on ainukene miinus selle asja juures on see, et see on nii kallis. See on mingi üle 2 euro ja et seda iga päev süüa läheb päris kulukaks. Siis ma võtan veel omale vrappe, sest et neid ma söön iga hommik ja ka õhtuks on neid vaja mul siis prepi jaoks. Aga nagu te näete, siis minu jaoks on talvehooaeg alanud. Nii külma nõues ja enam mingit dressi lihtsalt pusaga nagu ei saa käia. Okei, ma tegin just kardiot, nii et tegelikult mul on räigelt soe. Aga kui ma niisama toas olen, siis on juba täiega külm. Aga see on okei. I guess, mida väiksem su rasvaprotsent on, seda külmem sul on. Oh my god! Soodukaga! You're coming home with me. Minge pekki. Täitsa lõpp. Vot see on praegult kind. Võtan siit kohe nii palju, kui ma saan. See uudis mulle täiega meeldib. Võtame 6. Ja seda läheb soodukaga. I love this. Nii, mis meil veel vaja on? Juba unustasin. Rapid. Nii, võtame kindlasti rappe ka. Ma tegelikult ostsin rasvatud kohupiima, sest Berit Kallis soovitas mulle seda pudru peale panna, kui ma seda müsli nagu valku ei taha. Et siis ma proovin seda ka. Nii. Okei oli. Nii okei, nüüd aitab. Ma ei jõua muidu seda kotti koju tassida. Nii et dangerous shopata ka. Siin kapis on vaja väike No nii, tere tulemast siis kööki. Hakkame preppima nädala lõpuni. Mul on siin kana, krevetid sulavad praegu veel, aga põhimõtteliselt me teeme siis siit 4 portsu. Ma maitsestan selle ära tilli, kanapuljongiga ja veits pipart ja siis ma pärast tükaldan kapist ka chillit siia kanapla juurde veel. Siis tuleb hea spicy. Ma tavaliselt ikkagi kaalun ära selle kana, et ma võtan üldiselt suht täpselt nii palju, kui mul vaja on, aga kuna võib-olla nõks rohkem, sest et siin on mingi vesi ja asjad, mis seda kaalu veits vähemaks võtavad, et siis ma proovin kuidagi sellega nagu ka arvestada. Ja siis alati, kui ma selle kaussi panen eraldi, et siis ma tean täpselt kaalu, mis siit pakist nagu tuleb. Siis mul on lihtsam seda enda trackimisrakendusse panna. Praegult meil on vaja siis 800 saada ja siit tuligi täpselt 799, aga see on väga hea. Üldiselt sellele kogusele ma panen 2 kuubikut
kanapuljongit ja siis purustan selle siin uhmeris ära. Põhimõtteliselt, mis mul praegu plaan on see, et ma maitsestan kana ära ja siis ma teen enda siukse snäki ja siis muutan, kuni need krevetid ära sulavad. Et siis ma vahepeal keedan veel makarone juurde, lõikan seened valmis ja teen kõik ülejäänud asjad ära nagu. Sest et krevetidega läheb väga ruttu, et ma lihtsalt maitsestan need ära ja panen airfryerisse, et nende jaoks pole väga palju aega nagu vaja. Aga ma näitan teile kogu protsessi, so no worries. Kassid läksid hulluks. Vahepeal flipin siis neid fileetükke ka, et kõik saaks ühtlaselt maitsestatud. Muidu võib juhtuda see, et mingi fileetükk ei ole väga palju maitsestatud ja siis tuleb rappis välja. Nii, siis tunde järgi suht pipart. Mulle meeldib piprane toit, ehk siis ma panen seda normilt. Ma olen räige küüslaugu tüdruk, nii et mulle meeldib seda alati panna palju. Täiega meeldib see maitse ja tervisele ka hea. Eriti nüüd sügisel, kui haigused ja viirused levimas on. Et ma proovin seda ikkagi värskelt toidu sisse nagu panna. Lisaks heale maitsele on ka siin head vitamiinid, mis tugevdavad immuunsust. Küüslauk on väga tervislik. Soovitan seda julgelt toitudesse panna. See till, mis ma panen, tegelikult mulle meeldib värske till palju rohkem. See annab kuidagi natuke puhtama maitse. Et kui sul on võimalik kas poest osta või on sul omal kasvavad, et siis eelista pigem värsket tilli. Et see annab natuke värskema maitse ja minu arust on see palju mõnusam. Kuigi see pulbri till või kuivatatud siis eelnevalt või mis iganes see on, et see nagu töötab ka. Siis segame selle veel kord läbi. Okei, ma tegelikult otsustasin, et ma enne skirri teen ikkagi salati ka kiiresti valmis. Et mul on kaussi hakitud juba üks keskmise suurusega sibul. Nüüd ma lõikan siis välja või tükkideks rohelise jalapeno. Nüüd läheb siis sisse punane paprikas. Panen siuke pool või 3/4. Siuke enam-vähem okei kogus 4 portsule. Enne kui sa hakkad salatit kaussi tegema, siis kaalu enda kauss ära. Muidu sa pead pärast selle ümber tõstma, et siis jaotada võrdsed portsud oma vrapi sisse, kui sa peaksid otsustama seda vrappi kunagi teha. Et siis see on lihtsalt siuke väike side note. Kuna meil siin nüüd makrod muutusid vahepeal, siis me paneme nüüd ainult 20 grammi ühe portsjoni kohta, ehk siis me teeme 4 portsu, see on 80 grammi. Kauaks, kuni kana on marinaadis. Meanwhile, cheers. Nii, aga teeme valmis siis minu skirri kausi. Siia väiksusse kausikasse mahub see ideaalselt. Teen teile siis, kuidas ma seda teen. Tegelikult ma mõtlen, kas ma viitsin. Seal ei ole midagi erilist tegelikult. Ma lihtsalt panen skirri, white chocolate flavor droppi, siis oma valgumüslit ja vaarikad, that's it. Üks riisigalett on ka. Ma tegelikult näitasin teile seda juba oma pre-workout mealina. Et ma hakkan nüüd vrappe tegema, mul on kõik asjad välja kaalutud, ehk siis hakkame pihta. Viimane laar krevette ka valmis. Kallan, mis tekivad küpsemisel. See on ainult sellepärast, et ma saaks kaaluda. Et muidu oleks ülihea, kui sul on näiteks riisiga, siis sa saad neid juice sinna riisi peale, et see on ülihea, et nagu kui ma ei kaaluks oma toitu, siis ma kasutaks neid mahlas ilmselgelt, aga see segab kaalumist suht palju, nii et ma kallan selle välja.
mida ilma. Täielik sügis on. Ma lähen praegult, liigun auto juurde ja lähme saali. Teeme jalgu täna jälle. Ma loodan täiega, et see ilm tõmbab normiks mõne aja pärast. Oh my god! It's insane. Insane weather. Ja, et ma selle talve õppe panin. Ma korraks juba mõtlesin, et ma ei pane. Aga I made the right call on this one. Ma arvan, ma lähen autoga saali. Või noh, miks ma siin obviously olen. Ma kardan, et see kukub ära. Proovime, lähme rahulikult. Äkki ei kuku. Nii, sügis on käes, vihmas sajab, tuul on, täielik sügis ühesõnaga. Nii, aga mis ma rääkida tahtsin? Ma magasin täna üli hästi. Mul sleep score oli 93. Ma ei ole saanud seda sellist sleep score'i nagu väga pikalt. Ja ma olen meeletult õnnelik sellele nagu see I needed it. Ja täna on mul jalapäev ka nii, et see tuleb mul ainult kasuks. Ehk siis mul on kõrged ootused tänase trenni suhtes. See uni oli nagu nii vajalik. Selle unega veel on, mis ma rääkida tahtsin, et ma arvan, et suures pildis asi on selles ka, et mul on stressi maha läinud täiega. Ja ma arvan, et ma muretsesingi liiga palju mingite asjade pärast ja ilmselt see mõjutas ka mul seda une kvaliteeti ja magama jäämist ja ärkamist ja kõike neid asju. Et mul on sellega nagu rahulikumaks läinud. Ma arvan, et mul see muretsemine tuli lihtsalt varasemast kogemusest, et ma olin veits nagu teadmatuses mingites asjades ja see tekitas nagu muresi. Aga nüüd nagu, kui ma tiimi olen vahetanud, siis kõik on vaikselt paika loksunud ja ma usaldan rohkem, sest ma tunnen ennast meeletult turvaliselt selles tiimis ja mind hoitakse nagu meeletult. Ja seda mul vaja ongi, et siis nii-öelda prepiga nagu hästi toime tulla. Et see on väga suur faktor, nagu kuidas sul nagu tiim ja treenerid toetavad. Et see on ühesõnaga nagu ülihea. Mis loom? Ma tunnen nagu alatihti, mida rohkem päevi edasi läheb, et jõhkralt nagu sükest excitementi. Ilm ka ja nagu kõik sellised pisikesed asjad nagu tuletavad kohe meelde, et ongi varsti aeg käes ja see on nii äge. Mingi hetk peaks hakkama nagu mõtlema selle peale ka, kui palju nende võistluste peale tegelikult läheb. Ma olen mingid kalkulatsioonid nagu teinud, mis need regamised ja asjad on, aga siin on nagu muudatusi toimunud, et ma võistlen ikkagi 2 päeval, et ma lähen käin algajates ära ja siis järgmine päev ka. Ma ei kujuta ette ka nagu, kuidas see välja näeb. Olga juba ütles mulle, et see on väga väsitav aga pole üldse õrna aimugi nagu, eks esimene päev näitab ära nagu ja siis vaatame, et FitLabil siis ma võistlen 2 päeva, lähme novembris ka Eesti meistrikatele, et järgmine aasta saaks siis maailmameistrikatele minna, sest see on vaja nagu ära teha. Kahjuks Eestis on body fitness ei ole nii populaarne kui välismaal, et eks näha ole, kuidas see välja kujuneb. Täna on nagu nii hea päev, ausalt. Ma tunnen, mis siis, et ilm on nagu, mul on nii saavi sellest ilmast. Ma lihtsalt tunnen ennast puhanuna, tuju on hea, jalapäev, kõik asjad nagu. Ja see nagu annab mõnusalt sükest energiat. Ja vaatan, kuidas ma täna nagu filmin, ma kind of tunnen, et nagu iga päev või nagu iga nädal samu jalapäeva videos ja tundub nii lamp nagu filmida. Et te juba teate mu kava, see on basically the same enamus ajast. Lihtsalt päevad nagu aeg on teine. Ma tahaks hullult USA-st tellida ühest websaidist nagu Axe and Sledge.
mul on nagu paar tüdrukut fitnessi maailmas, no USAs küll, keda ma jälgin ja kes on täiega armsad ja toredad, aga nad on sponsored, aga nad niimoodi influentsivad mind selle brändi toodetega, nagu eriti valgupulbritega, aga samas ma ei taha sinna auku minna, nagu ma tahan puhast toitu süüa, aga samas nagu mingi see way trip teema, no see on ülihea mingile pudrule veits peale panna, et nagu see on nii hea nagu, aga need asjad on nii kallid ja see shipping on nagu peamine asi, mis selle ostukorvi summa nagu nii suureks teeb, et no 150 €, no please no nagu koos shippinguga, et aga samas ma mõtlen valgu eest nagu nii palju. Ma üldse ei taha siit autost välja minna, see vihm on nii nasty nagu. Ma ei taha uimerdada ka, nagu let's fucking go. Teeme ära lihtsalt selle jalapäeva ja saab tehtud, nii et näeme saalis. Kuidagi juhtus nii, et 202. Need väiksed piiglased näevad nii nagu Kuule, ma hakkasin praegu hingustama selle jutu peale. Ma tundsin, kuuma laine tuli. Yeah, wow, where we at now? I don't really got no time to play around. Wow, making beats up in my playground. Since I was a kid, I knew I always had to make sound. Wow. Yeah, 2K19. Swear to God, I'm taking over 19. Hey, back, hit a $250,000. When it's here, pretty chilly. I've been trying to find me really well. Wow, silly yo, I be gone like Cheerio. Really though, swear we finna get the goal. You the goat, but the most been getting old. Standing still, yeah, I'm getting way too cold. Like it's uno dos, I go single on these hoes. Dozen songs, dozen shows, guess that's just one way to grow. Rappers, they don't show their lows. Gucci down right to the toes, 100K right on the clothes. Out of here like adios, bye. People push the problems to the side. Tell you it's the truth, but they just lie. Tell them, can you look me in my eyes? Funny what these people can just hide. Okay, I'ma need to find a flow. Been like eeny, meeny, miny, mo. I'ma catch whatever by the toe. You know I am not your average Joe. Tell her I'ma go and I'ma go. I just wanna grow, I wanna grow. Tell her I'ma go and I'ma Tere hommikust teile! Tundub, et ma olen hakanud siin tegema mingit sellist väikest traditsiooni või rutiini, et ka laupäev ma hommikul pesust tulles tahan räigelt rääkida mingitest asjadest. Aga mul tulid mõned mõtted, mida jagada, et siis ma lihtsalt teen seda. Midagi väga erilist ei ole, aga ma tahtsin lihtsalt rääkida, et mul oli täna öösel nagu meeletult raske magada. Ma lootsin nii väga, et ma saan täna mingi 9-ni magada, aga ma magasin kella 6-ni, sest et mul tuli põiekas ja peale seda mul lihtsalt läks kõht nii tühjaks, et ma ei jäänud enam nagu magama. Et see oli siuke nagu häiriv. Mul oli eile lower body, mis tähendab, et oleks ideaalne olnud, kui ma oleks saanud kauem magada. Ja täna tuleb väga pikk päev nagu. Aga ma ütlesin eile Stassile ka, et ma olen nii õnnelik, et ma valisin selle spordiala ja et ma seda kõike teen. Ja et ma olen selles tiimis, sest et ma tunnen, et ma teen õiget asja. Ja see annab nii palju. See on hoopis teine asi kui see, et sa teed midagi, sest sa arvad, et sulle meeldib või sa ei tee seda nagu mingi kindla eesmärgi päraselt. Et sellel on väga suur vahe, kui sul on eesmärk ja kui sa teed lihtsalt trenni, et nagu olla terve või füüsiline. Ma ei ütle, et see on nagu halb eesmärk või mis iganes, aga minu jaoks töötab nagu see rohkem, kui mul on nagu mingi suurem eesmärk, et selle poole nagu pürgida või pingutada selles suunas. Mulle nagu istub see paremini ja mulle meeldib olla selles voolus nagu, et
see on nii kaif. Aga üks asi veel, ma teen täna kindlasti kapitühjenduse, et ma panen oma asjad jagasse müüki. Panen kindlasti lingi descriptionisse, et kui sa tahad, mine vaata, kas sa leiad endale äkki sealt midagi. That's about it. Ma lähen teen endale hommikusöögi, sest et mu kõht paneb lihtsalt täiega hullu siin juba mingi viimased tund aega ja ma vaatan seda ilma ja teate, mul tekib nagu täiega siuke suur soov minna lihtsalt telkima. Ma ei tea, mis värk selle sügisega on, aga mulle ei meeldi see märg, nagu mulle ei meeldi märg olla, aga mulle meeldib olla õues, kui mul on endal kuivad riided seljas, mingi väike lõke, telgis magada, nii mõnus, ma ei tea, mulle nii meeldib. Ma kunagi käisin siuksel sügisel ajal telkimas ja kuidagi see õhk, see niiske õhk ja ma ei tea, kui sa tuled telgist välja hommikul, teed kohvi, teed väikse söögi, väike lõke, et see on teistmoodi nagu. Ma ei tea, kas ma jõuan enne võistlusi selle tripi teha. Tahaks natuke üksinda minna, aga samas, kuna mul autot ei ole praegu, siis see on veits keeruline. Aga ma tahaks väga minna. Okei, ma tõmban nüüd otsa kokku siin selles hommikus väikses coffee chatis. Lähen teen mulle oma hommikusöögi ja siis ma hakkan varsti kappi tühjendama, sest tegelikult kell liigub mega kiiresti ja varsti ma peangi juba saale minema. See võtab kõik aega, nii et olge tublid ja näeme varsti. Mina ei tea, kes selle ära teeb. Võib-olla. Aga тут все погибаете. Aitäh. Poltki nii hull. Feeling nice. Ma käisin ka kunagi boksitrennis. Ma tegin kickboksi ja klassikalist boksi. Straight to the Pre-workout time! Mis tass teeb mulle pre-workouti, sest et mul on täna seda vist vaja. Tere tulemast meie baari. Meil on pakkuda ainult üks kokteil. Väga maitsab muidu ja töötab hästi. Vot see Madness pre-workout. Ja eriti hea on see mulliveega. Just, mündi mulliveega. Kas eelmine kord oli ka mündiga või? Vist küll, jah. Minu arust ei Võib-olla vaarika oli. Okei, võimalik. Mulle väga meeldis see pre-workout, see nagu oli täpselt paras kõike. Ja ta on päris nagu selline rahulik. Ja, just. Pane siin võt seda. Ja. Mulle meeldib ka see. Ilus. Vist ka oli. Nii, et see vaatlikult. Ja. Anna mulle lonksuga. No, okei. Cheers! Eelmine kord ei olnud mündiga. Ei olnud. Mündiga on väga hea. Parem. 5 minutit töötab placebo ja pärast nagu tunni jooksul paneb sind ja käivitab. Nii, trenni. Ma võtan kaasa. Ja, võta. See siin on meie pihinurk. Ühesõnaga, mis mu insecurity on? Mu lower belly, seal on nii palju rasva veel ja jalgades on ka. Ma arvan, et enamasti suures osas ilmselt on see vesi. Kardan, et ma ei saa perfektselt kuivaks, sest et minu
nii palju kui mina tean, siis bodys peab olema päris kuiv. See on vist üldse kõige kuivemaid kategooriaid. Igatahes mul ongi praegult see, et ma kardan, et ma ei saa piisavalt palju seda rasva ja vett välja. Ja see ongi minu insecurity, eriti mu lower belly, sest et bikiinid on nii low-waisted ja ma ei taha olla mingi... Ja ma tahangi sellest lihtsalt rääkida, et ma saaks selle endast välja ja ma saaksin rahu teha. Davai, let's go!